Siin Alvari kokandusnurgake, et täna teeme porgandi banaani muffineid. Et meil on siin muffinipulber, siis on vesi, siis on meil siin maitsvat õli, banaanid, porgandid ja muffinivorm. Ja siis on meil üks selline väikeste muffinite vorm ja siia peale me paneme nagu need paberist, et teeme nagu kahte eri suurust. Ja mis siis muud, kui hakkame tegema. No nii, et võtame siis, kallame paki sisukaussi. Oho, mis pulber see nüüd siis on? Õpetuse järgi tuleb lisada umbes 200 milliliitrit vett. Mõnus. Ja siis 100 milliliitrit õli. Näma. Nii, siis ma segan selle esialgse pulbri kokku ja siis hakkame maitseid lisama. Meil siin Alvari kokandusklubis on ikka lõbus päev. Kuule, kas see on hoopis mingisugune, see on hoopis šokolaadi muffini pulber. Ühesõnaga, et nii et me teeme ikkagi siis šokolaadi, banaani, porgandi muffineid. Et üks maitse, mis tuleb nagu otse pulbri seest, on šokolaadi maitse. Vahepeal ma küsin meie kokandusekspert Eeva käest, et Eeva, kas Tainas on okei või? Jah. Väga hea. Segan natuke veel ja siis hakkame teisi asju siin ette valmistama. Ma ei tea, kas need on mingid šokolaaditükid siin sees või? On jah, okei. Nii et ühesõnaga ma ei pea muretsema, et mingisugune pulber oleks siin nagu imelik, vaid siuksed tüki moodi asjad, mis siin sees on, ilmselt peavadki siin sees olema. No nii, oleme siis tagasi porgandite maitse juures. Et meil on siin pestud porgandid. Ma arvasin, et võiks olla selle koguse taina peale, võtame siis 3 porgandit. Valmistame natuke ette. Lõikame ära otsad, mis on ruvedad. Ja võtame alles need keskmised maitsvad porkaanid. Ja siis riivime porgandid ära. Saame küll selle maitse paremini kätte. Ma kasutan esimese maailmasõnast riivi, aga küll ta siit läheb. See porgand jänese ei ole, mis seest ära jaksab. Jummeli. Nii. Ja siis riivitud porgandi paneme toino sisse. Sulatame siis porgandi ja šokolaadi maitsed omavahel kokku. Sellest saaks ilgelt maitsev muffin, ma ütlen teile. No nii, lähme siis meie kolmanda maitse juurde, milleks on maitsvad banaanid. Võtame pestud banaanid, koorime ära professionaalse liigutusega. Nagu oleks harjutanud ja kuna banaane ei õnnestu riivida, ma mõtlen, et see oleks katastroofiline, siis teeme nüüd, et banaanidest lõikame väiksed kuubikud. Ma ei tea, kuidas see meisterkohad teeksid, aga mina võib-olla teen kuidagi niimoodi, et ma teen alguses
viilud ja siis pärast üritan need viilud nagu omakorda ära kuubistada või siis noh, ma ei tea, kui kellelgi on blender, siis võib-olla blenderiga oleks kõige parem mõte. Jah, noh, ühesõnaga meie teeme kuubikud. Nii, näitan kandjatele vaatajatele, kuidas kuubikute tegemine käib. Lükkame selle plöga siia kaussi muudku ära. Segame segamini. No nii, kallid vaatajad, et praeguse seisuga oleme siis jõudnud nii kaugele, et me oleme oma maitsva 3 maitsega taina valmis seganud. Siin on siis šokolaadimuffini pulber koos porgandi ja banaaniga. Nüüd siis me võtame paberist sellised muffini vormid. Võtame nad siit välja ja asetame hellalt paani peale. Oluline on lihtsalt see, et me asetaksime nad hellalt. Nii, kui muffini vormid on asetatud paani peale, siis me võtame ja keerame ahju 220 peale ja laseme ahjul natuke eelnevalt soojeneda, et ahi ei oleks täitsa külm, enne kui me need toredad muffinid ahju paneme. Nii, võtame nüüd muffini ja täidame selle korvikese, kuidas ekspert Eevalat ütleb, pooltäis või? Natuke üle poole. Natuke üle poole täis. See tähendab seda, et kui te liiga täis panete, et siis ta paisub siit üle ääre, eks ju. Aga kui ta jätta niimoodi mõõdukalt pooltäis, et siis ta ei lähe üle selle paberist korvikese, vaid jääb ikka ilusti siia muffini vormi sisse. Nii, see on päris ropp töö mätserdada, aga noh, ma loodan, et kõik saavad sellega ilusti hakkama. Ja kui me oleme terve pannitäie täis mätserdanud, siis me paneme need muffini vormid ahju ja laseme neil küpseda kuskil 15 kuni 20 minutit, mitte rohkem. Ja tuletan meelde, et kuumus oli siis 225. No nii, nüüd me oleme siis pannud taina plaadi peale korvikeste sisse ja paneme siis selle plaadi nüüd ahju. On väga kuum ettevaatust. No nii, kallid vaatajad, nüüdseks me oleme jõudnud lõpusirgele. Kõigepealt ma näitan ära, kuidas saada aru, et muffin on valmis. Võtke hamba tikk, toppige sisse ja näe, vaata, kui ta enam ei kleepu või siis kleepub niimoodi hästi vähe, siis ongi muffin valmis. Ja mina ütleks niimoodi, et need muffinid on valmis. Aga kuna nad on nüüd hästi kuumad, siis praegust nagu söömist veel ei demonstreeri. Nad on kindlasti hästi maitsvad. Tänan vaatamist Alvari koklandusnurgakest ja näeme järgmistes videotes.